Nüüd anname siis sõna veel Raul Anionile, et kes kõneles siis, kus Kalevipojast pilteepose osa sai. Et siin nüüd on 2 päeva väga palju räägitud Kalevipojast ja Kalevipoja selle eepose sisust ja üldse eeposte sisust. Ja eile õhtul väga huvitavalt nagu Valdur Mikita jättis niisuguse küsimuse õhku, et kuidas nagu oleks võimalik siis ütleme tänapäeval inimesi uuesti jälle nagu tuua eeposte juurde tagasi. Et mis nipid või kuidas peaks olema, et inimestel tekiks huvi. Ja võib-olla ma siis täna nagu räägiks rohkem sellest, et kuidas see projekt on nagu liikunud ja kui me nüüd vaatame tõele näkku, et ütleme jah, et siin minu nimi on ilusti peal, tegemist on siis eeposega ja eesti võrukeelse eeposega, et olen sellise asjaga nagu hakkama saanud ja kui ma nüüd räägin nagu oma taustast, et olen sündinud, kasvanud Tallinnas, võrukeelt ma ise ei oska. Koolis olin niisugune tavaline koolipoiss, et nagu ikka omal ajal, mis oli kohustuslik, see ei pakkunud huvi, et kui oli kohustuslikus kirjandus Kalevipoeg, siis ta ei olnud nagu popp. Ja ütleme tausta poolt veel, et ütleme, et inimesed on laias laastus 2 laadi, on siis niisugused loomingulised inimesed ja on nagu matemaatilise mõtlemisega ehk arvinimesed, siis tegelikult mina olengi pigem finantsjuhtimist õppinud ja olen nagu selle matemaatilise taustaga. Et kui omal ajal oleks, ütleme Tallinnas olid suured koolid, suured klassid, kui ma oleksin esimesse klassi, siis oli esimene F-klass, tähendab, et oli 6 paralleeli ja igas klassis oli vähemalt 40 õpilast. Ja kui keegi oleks omal ajal mu klassijuhataja käest küsinud, kes oli ka kirjanduse õppejõud, et kes teie klassist võib kunagi hakata näiteks pilteepost tegema, siis kindlasti mina oleks üks viimaseid olnud, keda ta oleks arvanud. Et selles suhtes, et nagu taust on hoopis teine. Aga siin aeg teeb igasuguseid oma korrektiive ja seoses selle projektiga on mul nagu õnnestunud liikuda nagu samm-sammul igasuguste huvitavate inimeste juurde ja nendega suhelda ja võrrelda ja siis ma võib-olla räägingi nagu lühikese teekonna, et kuidas siis niisugune lihtne inimene võib jõuda siis Kalevipojani. Et siin rääkisin ka nii Sirje Purgaga, kes vaatab nagu Kalevipoega ühe nurga alt, et tema, ütleme lühidalt kokkuvõttes, näeb nagu Kalevipojas inimese arengut, et kuidas inimene erinevates etappides liigub. Ja olen väga palju rääkinud ka Jüri Ennoga, kes tegelikult on ka piibliuurija ja tema näiteks vaatab jälle Kalevipoega teise nurga alt, et ütleme isegi kuni selleni välja, et Kalevipoeg võiks olla Eestis ka, miks mitte ka nagu niisugune ettekuulutusraamat. Et kui inimesed, kes on veel lugenud seda just alg-Kalevipoega, kus on seda teksti hästi palju, siis on selge, et seda teksti on palju. Ta on niisugune laia mõistega tekst ja raske, et igaüks võib leida oma, mida ta sealt tegelikult otsib. Ja siis ma nagu olen nagu nende juttu nagu kuulanud ja siis vaadanud seda oma joont, kuidas ma olen siin nagu edasi olen liikunud ja mõned asjad lähevad paika. Et võib-olla siin vaatame äkki teilgi. Et ütleme, Jüri ütles ka, et inimestel kuskil 40. eluaastas tekib selline koht, kus inimesed nagu hakkavad rohkem tundma huvi nagu selliste küsimuste osas, mida nagu ei oska seletada.
et siin ma nagu tooks ka näite, et ütleme ka ise, kui ma sain niimoodi 40, mõni aastat peale, et siis hakkasid ka nagu tegema küsimused, et jah, et kas see, võtame galaktika, kosmos, et kuidas on lõpmatu, et kuidas on, et ma võtan asja kätte, igal asjal oma lõpp-algusmõõtmed on ju, et kuidas võib olla lõpmatu või kas või näiteks ajaloo küsimus, et ega me nüüd täpselt ei tea, me võib-olla kui hakkame ajaloos tagasi minema, et me teame, mis oli 100 aastat tagasi, 200 aastat tagasi. Läbi inimeste võib-olla jõuame isegi niisugusete faktideni seal 300-400 aastat tagasi, aga mis võiks olla 1000 aastat tagasi, ega me väga täpselt ei tea, et noh, mingid aimdused on. Ja siis sellised küsimused nagu hakkavad nagu väga palju inimest huvitama just kuskil 40-ndates elu aastate alguses, et on keegi sellist asja veel ka tähele pannud enda juures. Ei oska öelda praegu. Ja siis niimoodi ka mina jõudsin nagu siis selle hobiarheoloogia poole ja hakkasin nagu tegelema tõsiselt niisuguse detektoriga otsimisega ja just selliseid ajaloo jälgi, et kus nagu ei ole konkreetset fakti, et võtsin sellise maalapi, kust nagu midagi nagu ei olnud teada ja hakkasin vaatama, äkki midagi leiab. Ja niimoodi siis hakkas nagu see minu, ütleme see tee pihta, algul ajaloo vastu tundsin huvi, siis seal kursustel nagu ütleme elude oma valikuid, sattusin kokku ka Marekiga, kes on just niisugune, oli nagu selline nagu loominguline pool ja keda just huvitas hästi see Kalevipoeg ja ta on ka niisugune loodusinimene, käib hästi palju matkal. Ja siis nagu hakkasime nagu koos mõtlema, et miks mitte, et proovime selle Kalevipoe ära teha. Ja siis me ka hakkasime siis mõtlema, et kindlasti ühelt poolt nagu tahtsime siis jõuda inimesteni, et see raamat oleks ka huvitavam, ütleme, noortematele. Samas tahtsime sisse jätta kindlasti ka värssi, et mitte siis teksti rikkuda. Ja samas nagu hakkasime nagu mingeid raame panema ja mõtteid mõlgutama, et millal see Kalevipoeg või Kalevipojad, et juhul kui olid, millal nad võisid elada. Ja noh, see on niisugune pikk teema, mille üle saaks arutada, et jälle kindlaid allikaid ei ole, aga mõtteid saab mõlgutada ja siis me niimoodi enam-vähem panime need ajad paika, et see võis olla eelviikingi aeg ja siis me käisime ka seal muuseumites, vaatasime igasuguseid selle ajastu siin nagu savinõud, kahjuks Eestis nagu puitu ja tekstiili on väga vähe säilinud, et nüüd täpselt riietust või ehitisi teada saada ja niimoodi me hakkasime seda kokku panema ja projektiga nagu edasi minema. Ja ennem kui ma jõuan nüüd siis siia Kreutzwaldi muuseumisse veel, tahaks nagu rääkida seda jälle, nagu tuleme selle teema juurde tagasi, et miks ma nagu siis selle Kalevipoega hakkasin tegelema ja selle ajalooga. Et inimestel tihtilugu on elus niisugused momendid, kus tuleb nagu kiire otsus teha ja tuleb teha nagu elus valikuid, ja ütleme selle kiire otsuse valikust võib sõltuda päris palju ka su edasine nagu tulevik, et edasiminek, et kas niisugused kiireid otsuseid on kellelgi langenud niimoodi, et nüüd on kiire otsus, tegelikult päris suur asi, mis on vaja ära otsustada ja sul on 5 minutit. Ja selle 5 minutiga tegelikult sa võid oma elu täitsa paika panna. Et ütleme, noh, sama ma võin rääkida ka endal, ütleme see sama, kui ma selle hobiarheoloogiaga hakkasin tegelema ja ma olin täitsa suht alguses seal proovisin ja
sisetunde järgi läksin mingi koha peale ja mis ma sain seal mõned päevad käia ja leidsin siis Põhjasõjaaegse aarde, üle 1000 hõbemündi. Ja nüüd oligi see koht, on ju, kus nagu ütleme, see on umbes sama case, et kui sa tänaval näed, et inimesel kukub rahakott maha, paks, priske raha täis, mis sa nüüd teed? Kas sa ütled talle või ootad, et ta mööda läheks? Et see oli ka, ütleme, selline otsustamise koht, et kas nüüd minna seda teed, et vaikselt need ära realiseerida mündid või siis nagu kord ja kohus anda need riigile üle. Ja siis ma ikka valisin selle tee, et nagu ikka kord ja kohus, kõik sai ilusti teatatud, üle antud, millega nagu mul avanesid nagu muud võimalused, et ma nüüd nagu Muinsuskaitseametiga on väga head suhted ja kogu see protsess nagu selles hobiarheoloogias on nagu kõik uksed läinud mul lahti ja kuni selleni välja, et hetkel siis ka vastavatavas uues ERMi hoones teen nüüd ajakihid näitust, mis on ka hobiarheoloogia teemaline, et see oligi täpselt 5 minuti otsus, et kas valid selle tee ja siis oleks, ütleme, tuleviku osas nagu see hobiarheoloogia ja miks mitte ka see Kreutzwaldi projekti otsus nagu jäänud tahaplaanile. Ja nagu see iga algus on päris raske, ega meil see kultuuriasjad ei ole niisuguste suurte rahakottide küljes. Ja siis nagu projekti hakkasimegi, et mina hakkasin nagu siis seda raha poolt ja kogu seda kava kokku panema, et kuidas me selle üldse saaks valmis ja rahastatud ja Marek siis oli loomingulise poole peal ja Toom Tragel oli meil siis kunstnik. Ja nagu omal ajalgi Kreutzwald, ega tal oli ka päris raske selle esimese asjaga välja tulemisega ja niimoodi meil see elu jõudiski selleni, et jõudsime siis lõpuks ka Kreutzwaldi muuseumini, kes meid väga palju aitas nii nõu kui jõuga ja sealt siis nagu tuli ka see lõpuks, et miks üldse siis tuli ka see võru keel juurde. Ja me saime nagu projektiga edasi minna. Ja see võru keele mõte nagu meil hakkas ka endale väga meeldima, aga miks ka mitte, et võru keeles seda veel ei ole. Ja ikkagi Kreutzwald, see on ikka vaidlemise koht, aga ta ikkagi elas seal Võrumaal ja kindlasti ta mingid read ka seal kirja pani ja selle raamatu kokku. Ja niimoodi me siis selle projektiga edasi läksime. Ja siin on nüüd ka siis väike Mareki loomeprotsess, et Marek käib siis väga palju igaste rabamatkadel ja tal õnnestus oma näpu peale saada isegi niisugune väga haruldane livlikas, üks päevalivlika sort. Ja siin nagu meil oligi nagu see Kalevipoja mõte, selle piltteepuse mõte oli nagu võimalikult niisuguseid nagu reaalseid asju nagu siia sisse tuua, et see pilt oleks tõesti mitte nüüd täitsa mööda, et oleks ikkagi livlikas võib-olla äratuntav ja edaspidi ka siin näiteks arheoloogilised leide me kasutame väga palju raamatus, et siin nüüd vesi tuleb siis Kosja, et ka siin kasutasime näiteks nuia otsa, mis on siis selle leitud siin, see vist isegi tuligi siit Võru kandist tuli, sest ütleme, see nuia ots on pigem niisugune Venemaa poolne, et ütleme Põhja-Eestis nagu selliseid kuninglikke nuiaotsi nagu pole leitud, vähemalt minu andmetel ja siis kunstnik nagu teeme võlla nalja, ütleme, et see on Peko Kiior. Ja. See, mida ei ole kuulnud. See tuli välja ju mingi interneti andmetel Tõldu Mõtsatõllu. Ja Metsatõllu maa pealt, aga ütleme selliseid leide nagu siin Põhja-Eesti poolt ei ole. Et sellepärast ma selle pildi nagu tõin ka, et see on nagu teil siin suht lähedal. Ja siis teine asi ka, ütleme siin kunstnik nagu kasutas oma loomingut, et tegi veele, hobustele niisugused lestad
ja siis me nagu Marekiga nägime tükk aega vaeva, et kuidas siis nüüd inimestele seda välja vabandada, et miks need vestad siis ohustel all on. Ja jõudsime ka selliste arheoloogiliste leidudeni, et selliseid kujutusi või jumalusi on täitsa leitud. Need olid leiud pigem sealt rohkem Ida-Virumaa poolt. Ja niimoodi me selle esimese raamatuga edasi läksime. Aga kuna see Kalevipoeg on meie jaoks ikkagi, ütleme meie nagu Eesti rahva jaoks ikkagi niisugune suur ja asi ja ütleme ikkagi Eestis siis paneks nagu eepos number 1, siis me nagu tahtsime nagu edasi asjaga minna, et see nagu rohkem nagu siis rahvale lähemale tuua ja rahvapäraseks teha. Sest kui me seda projekti ka alustasime, siis ega siin ütleme kultuurkapital või mida iganes, kõigi jaoks me olime võõrad inimesed, sest nagu me sellist ütleme niisugust kultuuri suurt projekti polnud keegi teinud. Ja niimoodi siis me käisime ka nagu laulupeol ja vaatasime nagu siis, et ka, et mis nagu inimesed arvavad sellest Kalevipojast. Ja oli siis ka igasuguseid mõtteid. No nii, nüüd ma panin mööda, kohe leian üles. No mis talle ei meeldi. Vaatame. Ja siis käisime ka laulupeol ja saime igasuguseid värvikaid inimesi endale sinna telki räägitud. Ja mis ma siin olen mitu korda rääkinud, mis nagu kõige huvitavam oli, et seesama, see naisterahvas on nüüd Indoneesiast. See naine on hiinlanna ja see on ta poeg. Ja need hiinlanna nagu sattusime telki mööda ja vaatab, Kalevipoeg, et see on Kreutzwald. Noh, vene keeles suhtlesime, siis me küsisime ka nagu, et aga kust te teate, et see Kreutzwald on, et meil kuskil kirjas ei ole. Ja siis tuli välja, et lausa Hiinas on olemas Kalevipoeg või see Kreutzwaldi fänn ja ta siin tegutseb ka Eestis, et olen ta ka Eestis ka hiljem kokku saanud ja siis ta kirjutas meile lausa siia eesti keeles ka Hiina ja ma siis nagu palusin, et ole hea, et nagu pane kohalikus keeles järgi, et nagu keegi ei usu meid, et tõesti Hiinast on nagu sellised vännid olemas. Ja ütleme jah siin, nii, kas ma olen juba nii palju rääkinud, et see projekt on nagu läinud ja ütleme, selle projektiga on nagu niimoodi, et kui eelnevad siin kõnelejad on nagu rääkinud nagu sellest sisust ja põhjalikult uurinud, ütleme, kes rahvaluuleb, kes mida, siis mina pigem selle projektiga tegeledes nagu ise arenen edasi ja ka nagu Valdur Mikita siin eile ütles, et kui nüüd kellelegi kas soovitada nüüd seda eepose lugemist, et jah, see on niisugune väga huvitav teema, et kui see nüüd eepos võtta ja lihtsalt hakata lugema seda paksu raamatut, siis ta on suhteliselt raske tekst ja ta võib-olla nagu ei annagi niimoodi. Aga nüüd nagu olude sunnil on see niimoodi see projekt kõik edasi läinud, et nüüd ma tegelen ka ise selle teksti ja pildi ja kõige kokkupanekuga. Ja kui ma seda teksti läbi töötlen, mul on ees mitme erineva ajastu eeposed ja proovin seda teksti nagu panna pildiga jutustama ja niimoodi läbi töötades, vot siis on tõesti see Kalevipoeg on nagu väga huvitav, et see tegelikult näitabki, et ta ei ole nagu niisugune võib-olla lihtsalt raamat, et nagu loed juturaamatuna, aga ta nõuabki sellist nagu süvenemist ja kui sellega tööd teha, et siis nagu tuleb see õige asi välja. Ja niimoodi on meil see projekt ka läinud niimoodi nagu edasi,
olude sunnil jälle algul, kui me alustasime, siis meil oli nagu Toom Tragel oli kunstnikuks, ootasime ka ta sõjaväest tagasi, et siis nagu edasi minna koos. Aga jah, ta tuli sõjast välja, leidis noore naise, elutingimused muutusid, palgasoovid muutusid ja siis me nagu leidsime, et tegelikult kunstniku jaoks 1 aasta selle Kalevipoja tööd on nagu piisav, et siis nagu juba tahab kunstnik uusi väljakutseid. Ja niimoodi nagu siis me saime ka selle projekti nagu tegime siis kiirelt ümber, oli jälle selline aeg, kus oli 30 päeva meil aega ruttu ümber teha, kui me tahame asjaga edasi minna. Ja sai nagu tehtud uus konkurss ja leidsime uued väga head kunstnikud ja nüüd me nagu akseldasimegi selle raamatu 7 raamatuks, kus siis iga raamat saab siis olema erinev kunstnik. Stiililt ta jääb enam-vähem sama ikka, selles suhtes, et nagu must-valge, kuigi seal tulevad omad nüansid. Aga see on nagu jälle nagu meie mõttes nagu päris huvitav, et me saame nagu erinevate inimeste nägemust ka läbi selle pildi. Et kui lõpuks siis see raamat meil valmis saab, siis võib-olla oleme ka oma pädevam rääkima sellest, mis siin Kalevipoja sees tegelikult toimub. Et ka selles suhtes ma ise arenen edasi. Ja teises suhtes nagu saame ka erinevate kunstnike nägemust. Ja nüüd ma nagu olen selle projektiga veel edasi liikunud ja mõtelnud, kuidas veel siis rahvale seda võib-olla lähedasemaks teha või tuua nagu just neid eriarvamusi välja, eri vaateid, sest ütleme, meie Kalevipoja uurijatel on igalühel ikkagi omad mõtted ja nurgad. Ja siis ka järgmine asi, mis ma siin nagu raamatu osas olen juba vaikselt hakanud kokkuleppeid tegema, et kui nüüd esimene raamat sai siin, ütleme, meiepoolne mõte, et mis see siis Kalevipoeg võis olla, millal ta elas ja nii edasi. Ja siin raamatu keskel on siis meil Kalevipoja kohtadega seotud kaart, mis on ka, ees on ka meil siis siin nagu väiksed tekstijupid toodud, mis kohaga seotud on ja võib-olla mõne kohaga isegi mõni väike lugu juurde. Siis see oli nagu, ütleme, pigem Mareki ja meie mõte, mida me tahtsime edasi anda. Ja nüüd järgmiste raamatutega siin olengi, just eilegi sai siin Üloga räägitud ja siis ka Valduriga, et tuua ka järgmistele raamatutele, iga raamatule erineva inimese nägemus sisse. Et keskmine osa on siis, mis nagu tahetakse edasi anda, et siin Saladuskattal võin juba öelda, et siin teise raamatusse me teeme siis Ulviga Kalevipoja kojast koostööd, kus ta tahab ka selle Kääpa mõõga ja Kääpa niukse väikse loo juurde teha ja siis ka eessõna. Ja ka järgmised raamatud on siis nii-öelda kõik veel saadaval, et saada rohkem nagu erinevaid nägemusi sisse. Aga nüüd ma olen kõik asjad ümber rääkinud, et jätaks nagu teile siis ka sõna. Aitüma, väga huvitav ettekande esitasid siin on siis Mikon Spekt Pekost.